Tere õhtust, head vaatajad! Eesti Televisioonis on täna taas debatiõhtu. Järgmise tunni jooksul uurime poliitikutelt, kas neil on plaan meie energeetika tuleviku kindlustamiseks. Lähiaastatel peab Eesti ehitama juurde juhitavaid võimsusi. Kui palju see maksab ja kas me ei ole juba hiljaks jäänud? Esimene stuudio alustab. Ja hea meel on öelda tere tulemast saatesse tänased väitlejad. Kristjan Järv on Isamaast. Tervitus. Evelin Poolamets, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Tere. Jaak Aab, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Tere õhtust. Ning Lauri Laats Keskerakonnast. Tere õhtust. Ja koalitsiooni esindab Marek Reinaas Eesti 200-st. Tere õhtust. Ning Reformierakonnast Andres Sutt. Tere õhtust. Hakkame siis saatega pihta. Andres Sutt, sellel talvel on olnud erakordselt külm. Üle mitme aasta inimesed on mures oma elektriarvete pärast. Miks on Eestis elekter kallis? No osa vastusest te juba ise ütlesite ja küsimus ei ole ju ainult Eestis. Selle aasta talv, eriti jaanuar, aga veebruar ka, on olnud viimase veerandsaja üks külmematest ja selle taga on olnud suurem nõudlus elektri järele, sealhulgas või ka kütte järele. Elektrihinnad olid meil samasugused kui Soomes ja seetõttu olid ka arved suuremad. Nii et eks see näitab seda, et Põhjamaal me elame, talveks tuleb valmistuda ja see puudutab ju samamoodi ka neid inimesi, kes on kaugküttega varustatud sooja mõttes või neid inimesi, kes kasutavad halupuid oma elamise kütmiseks. Nii et igaüks peab olema valmis. No Jaak Aab, sotsidele meeldib tuul, valitsuses olles meeldis eriti meretuul, aga teie oponendid ütlevad, et pole tuult, pole elektrit. Et mis see õige vastus on? No ma saan tuua näite Delfi energeetikakonverentsilt, kus toodi see näite, mis oleks olnud jaanuaris veidi välja mõeldud stsenaarium, kui meil oleks üks 800 megavatine meretuulepark. Jah, me siin maapinnal nagu ei tundnud üldse tuult, aga merel oleks olnud keskmine tuulekiirus üle 7 meetri sekundis kuu keskmine ja me oleks saanud pea poole odavama elektrihinna. Marek Reinaas, kolmikliidu energiapoliitika plaan visati aasta eest prügikasti, aga milliseid otsuseid on valitsus aastaga ära teinud, et elektri hind oleks konkurentsivõimeline? Ja tõepoolest, Eesti 200 on alati arvanud, et energeetikat tuleb vaadata tervikpildina ja mul on hea meel tõdeda, et homsel valitsuse istungil siis võetakse vastu 4 väga tähtsat otsust. Esiteks taastuvenergia vähempakkumise väljakuulutamine, kusjuures see on disainitud sellisel moel, et kohalikud omavalitsused saavad preemia juhul, kui nad lubavad oma territooriumile tuuleparke. Teiseks suuremahuliste energeetikaprojektide käendusmeede. Kolmandaks kuulutatakse välja nii selle aasta lõpus kui ka järgmisel aastal juhitavate võimsuste ehk gaasijaamade 2 hanget ja neljandaks minnakse edasi suuremahulise salvesti ehk vesisalvestiga. Nii et ma arvan, et need 4 otsust komplektis on täpselt see, mida Eesti energeetika nii-öelda tervikpilt vajab. No ma saan aru, et opositsiooni jaoks tulid need punktid ilmselt uudisena praegu saates. Evelin Poolamets, kas need eelpool loetud punktid toovad siis meie elektrihinna alla? Kindlasti ei too ja kui nüüd rääkida ka miks elekter on kallis, ka Andres Sutt ütles, et probleem oli selles, et oli külm, aga kui mina vaatan oma elektriarvet, mis juhuslikult kaasas on, siis pool sellest arvest kuulub igasugustele maksudele, taastuvenergia tasu, varustuskindluse tasu, elektriaktsiis, tasakaalustamisvõimsuse kulu, ehk siis ükskõik kui palju elekter antud juhul ei maksa, siis vähemalt pool läheb igasugustele tasudele. Ja kui me niimoodi jätkame, siis me ju hävitame oma konkurentsivõime ja hävitame ka oma majanduse. Lauri Laats, miks peaks valitsus inimeste elektriarveid kinni maksma, kui tegelikult on olnud aastaid kõigil võimalus võtta fikseeritud hinnaga pakett?
No kui me räägime üleüldiselt praegust olukorras, siis ma tuletaks meelde, et sama valitsus tegelikult ärgitas inimesi minema üle börsipaketile, ärgitas inimesi investeerima päiksepaneelidesse ja tegelikult praegu, kui vaadata, et kui sa oled kodus selle päiksepaneelisüsteemi üles ehitanud, siis üle minna mitte börsipaketile on päris keeruline. Kui Rein Aas rääkis siin sellest, et nad on selle poolt, et peaks olema suurem pilt ja selgem pilt, siis tegelikult probleem ongi sellest, seda pilti meil ei ole ja sellest me ka pidevalt räägime. Ja minu arust väga näide on, mis juhtus just viimati, kus Eesti Energia juht ütles, et nendel on väga hea uudis, et nende akupank, mis nad on ehitanud umbes 12 kuud tagasi, on toonud 100% kasumi. See tähendab seda, et kui nad investeerisid siin numbriliselt võttes umbes 20 miljonit ja see tasus ennast ära sagedusturul 12 kuuga, siis tegelikult maksumaksja raha eest investeeriti, maksumaksjalt võeti see raha ära läbi arvete ja siis öeldakse, on see võit. Ja see ongi probleem, see on süsteemne probleem, mida tuleb lahendada ja see teebki hinnad kalliks lihtsalt. Sellepärast see, mis seal süsteemis toimub, see ei ole vastuvõetav. Kristjan Järvan, kas elektriarvete kinnimaksmine riigi poolt inimestele, et mahub see Isamaa maailmavaatesse? Ma arvan, et olulisem on vaadata siinkohal seda, et need otsused, mida valitsus täna teeb, muudavad kogu meie energiapoliitikat jätkusuutmatuks. Parafraseerides meie välisministrit, see energiapoliitika tegelikult kraabib Kremli just, sellepärast, et miks Gazprom aastaid maksis kinni tuuleparkide lobi, oli sellepärast, et tekib strateegiline sõltuvus gaasi elektrijaamadest. Ja seda sõltuvust praegu valitsus jällegi tekitab, paneb lukku mingid sadades miljonites toetusi jälle, mida kõik tarbijad kinni maksma ja mida teeb sellega, tekitab sõltuvust Vene gaasist, sellepärast, et olgem ausad, nii nagu Anneli Akkermann juba ütles riigieelarve kohta, kui tuleb Ukrainas mingi rahu, tõmbame jällegi riigikaitsekulud maha ja siis selle sama jutu jätkuks võib põhimõtteliselt panna koma ja öelda, et 5 aasta pärast, kui on nii sõbralik rahu nii-öelda sõlmitud Ukrainas, siis on tõenäoliselt just Reformierakond see, kes ütleb, et meil on lahendus, kuidas elektrihinnad 5 korda odavamaks saada, hakkame lihtsalt natuke seda Vene gaasi sisse laskma. Ja kiire vastus, Marek Reines. Siin mainiti, et elektriarvetel on erinevad tasud, siis see vastab tõele, et elektriarvetele ongi ilmunud 2 uut tasu. Üks nendest siis on see, mis puudutab põlevkivijaamasid. Me tõepoolest Eesti ühiskonnana maksame 60 miljonit aastas ja 10 aasta jooksul rohkem kui 600 miljonit selle jaoks, et need elektrijaamad oleksid reservis. Et nii palju siis sellest toredast ja odavast põlevkivielektrist. Ja teine on siis sageduse hoidmise tasu elektrivõrgus, mis tähendab seda, et me oleme Venemaa elektrivõrgust ennast lahti ühendanud, kahjuks see maksab midagi. Me planeerisime selle jaoks, kui mu mälu ei peta, umbes 60 miljonit, see läks aastas maksma vist 72. Me olime väga täpsed oma planeerimises. Leedukad panid mööda vist 4-kordselt. Siin jäi nüüd mingisugune Kremli süüdistus õhku, Andres Sutt. No siin ei jäänud mitte ainult Kremli süüdistus, vaid õige mitu asja, mida ma tahaks nagu ära korrigeerida. Õige. Energiapoliitika võtmeküsimus ongi energiajulgeolek. Ja energiajulgeolek algab kõigepealt sellest, et meil on olemas juhitavad võimsused, kohalikud. Ja kui me võtame Eesti Energia tootmisvõimsused, siis need on 60 aastat ja rohkem vanad. Nad natukene võib-olla veel töötavad. Selles vaates on gaasijaamad üks väga mõistlik lahendus ja me ei impordi juba ammu oma gaasi kuskilt Venemaalt. Teiseks, nii nagu näitab ka Ukraina kogemus, hajutatud kodumaine tootmine. Kõige mõistlikum maismaatuulepargid. Täpselt see, mida Marek juba mainis, viin homme valitsuse istungile vähempakkumiseks mahus 1 ja kui on huvi rohkem 2 teravatt-tundi aastas. Muide, palju see meede maksumaksjale maksma läheb? See meede läheb maksumaksjale, kui ta üldse läheb maksma väga vähe, sellepärast et piirhind on 45 eurot megavatt-tunni kohta, maksimaalne toetus on 20 eurot megavatt-tunni kohta, miinushindade puhul niikuinii toetust ei maksta. Oluline see, et meil investeeringud tekkisid. Kui siin algus oli küsimus, et miks elektrihinnad on kõrged, siis kõrged on nad sellepärast, et puud on tootmisvõimsusi ja mitte ainult Eestis, vaid kogu regioonis. Nii et selles mõttes ei ole siin nagu mingit küsimust. Tulevad veel täiendavad hanked.
varustuskindluse tagamiseks, et meil oleks hajutatud võimekus süsteemi üleval hoida. Ja need hanked tulevad täpselt selle aasta lõpus ja sealt edasi. Mida ei ole veel mainitud, siis väga olulisel kohal kogu selles pikas energiapildis on ka tuumaenergia. Ja selle seaduse, mis loob õigusliku raamistikku, et meil oleks võimalik rajada ka tuumajaam, viima valitsusse selle kuu jooksul. Selge. Nii et Aitäh. asjad juhtuvad. Jaak Aab, Kristjan Kallas on öelnud, et 100 miljonite kulutamine tuuleparkidesse ei pruugi ikkagi hinda alla tuua. No miks me seda tegema peaksime? No üks lihtne näide on tuua Suurbritanniast, kus arvutati välja, et viimase 15 aasta jooksul on taastuvenergia tasuga selle abil tehtud investeeringuid, mis on toonud 1 euro sissepanemisel 2 eurot tagasi. Nii on väga lihtne arvestus ja päris tõsine analüüs. Nii et on ka mujal maailmas tõestatud, taastuvenergia võimaldab tuua hinnad alla ja annab odavamat energiat. Mis puudutab nüüd juhitavatesse, mis oli küsimus, siis ma täpselt neid süsteeme veel ei tea ja hanked, mis tehakse. Üks kasutamata võimalus tegelikult on tõenäoliselt väiksemad koostootmisjaamad, mida oleksid nii mõnedki näiteks ettevõtjad nõus tegema, aga seal pigem, kuna see maht on nii väike, on see liitumine siis jube kallis. Et kui sinna sisse vaadata, see olekski hajus juhtiv tootmine erinevates Eesti enamuses maapiirkondades ja just puidutööstused on need, kes siis puiduhakkel oleks võimelised seda pakkuma. Evelin Poolamets, tegelikult tänase saate suur uudis on siiski see, et koalitsioonipartnerid on leppinud tuuleenergias kokku. Et ma saan aru, et EKRE-le senine olukord sobis, koalitsioonipartnerid vaidlesid ja tuugeneid ei kerkinud. Et nüüd neid tuleb nagu seeni. Jah, ja tegelikult minister kuidagi rääkis endale vastu, et hakkas jutuga pihta, et on vaja investeerida juhitavatesse tootmistesse ja lõpuks jõudis jutuga välja ilmastikust sõltuvatesse energiaallikatesse, et tegelikult ehitatakse hetkel üles 2 süsteemi. Üks on siis see ilmastikust sõltuv ehk tuuleenergia ja samas meil on puudu juhitavaid energiaid tootmisviise, aga maksumaksja tarbija peab ju mõlemaid elu üleval hoidma, mõlemate puhul peab ta maksma sinna, et need toimiksid, et siin ka Reinaas ütles, et näete, see on see varustuskindluse tasu, mida on vaja põlevkivi kateldele maksta või neid üleval hoida, aga ma ei saa aru, miks siis ei investeerita põlevkivi kateldesse. Muudkui räägitakse, et 60 aastat vanad ja kohe kukuvad kokku, aga ilma ka ei saa. Et sellist terviklikku lahendust ei ole. Nüüd pannakse jooksuga sinna 2 teravatti tuulikutesse, aga kus on siis see juhitav energia? Seda ma praegust küll valitsuse plaanidest ei näe peale nende gaasikatelda, seda enam, et meil ju endal gaasi ei ole. Ja, meil on siin nüüd ringiga maha jäänud Lauri Laats. Kas Keskerakonna hääled tuleksid selle äsja kuuldud keskkonnaplaani peale taha? See, mis puudutab tuuleenergia arendamist, ma arvan, et see on väga halb otsus, mis praegu ka kõlas siin ja ma põhjendan ka, miks pärast. Samal ajal, kui kogu Euroopa juba tegelikult mõtleb ETS-süsteemi lahti võtmise peale ja kuidas tegelikult majandust siis ärgitada, siis meil on kuidagi klapid ees ja minnakse ikkagi edasi, doteerime seda roheenergiat. Samas tuleks nagu tulla selle alge juurde, et miks pärast üldse Euroopas alustati kogu selle kliimapoliitikaga. Tegelikult üheks eesmärgiks oli ka majandusareng, rohemajandusareng, see kukkus läbi. Ühelt poolt taheti tekitada tootmis võimsust, teiselt poolt tarbimisvõimlusid ja tegelikult see ei toimi. Ja nüüd Euroopa on sellest aru saanud, Eesti valitsus ei ole sellest aru saanud. Nüüd, kui me räägime sellest tuulest, siis peaks tegelikult aru saama, mis mahud on Soomes. Soomes on 9500 megavatti võimsust. Ja kui palju nad tootsid siis talvel? Talvel nad tootsid ainult 5% kogu oma võimsusest. Ja nüüd räägitakse, et meie tuul lahendab meie nagu nii mure, et energia puudu jäägi. See ei ole nii. Ja ma arvan, et tulebki keskenduda nendesse asjadesse, mis toimivad. Ja tegelikult praegune esimene valitsuse ülesande peaks olema Euroopas minna kaasa ETS-süsteemi lahti võtmiseks, et seista tegelikult meie inimeste eest,
et nende elektri hind langeks ja seda on võimalik teha praegu läbi CO2 hinna langetamise ja loomulikult kogu selle aastate jooksul te olete ju meelega põlevkivisektori põhja lasknud ja nüüd ootate, millal siis ta lõpetavad need katlad tööd, et saaks nagu neid tuulikuid siia paigale. Aitäh. Kristjan Järvan, no te olete nüüd ka kuulnud seda plaani, mis siis valitsusel on, tundub mõistlik? Eesti Vabariigi viimase ettevõtlusministrina seisan mina ikkagi turumajanduse poolt. Ja selles suhtes, et see on äraspidine loogika, kui väidetakse, et see juhuelekter on nii odav, et me peame 100 miljoneid sinna peale maksma. Kus see loogika tuleb? Vabandust, see on täielik rumalus. Ja teine pool on see, et mul küsimus, miks Vabariigi valitsus ei seisa Eesti huvidest? Kui teised riigid ETS-süsteemist tahavad väljuda, tahavad seda piirata, kus on Eesti Vabariigi valitsuse ametlik seisukoht? Me oleme, vabandust, väga huultelt igasugu asju lugenud kommentaarides meedias, aga mis on Eesti Vabariigi ametlik seisukoht? Ja mis veelgi kummastavam on, et kui me räägime tootmiste hajutamisest, siis kuhu tuleb järgmine juhitav Eesti tootmisvõimsus? Vabariigi valitsus otsustas jällegi, et see tuleb Vene piiri äärde. See gaasielektrijaamad ehitate jälle Vene piiri äärde, nii et me kõik juhitavad võimsused on kontsentreeritud suurtiki tule raadiusesse. Nii, meil on siin nüüd erakordselt palju põnevaid teemasid. Klaarime ära selle süsinikukaubanduse, kuna 2 esinejat juba seda mainis. Andres Sutt, 10 Euroopa Liidu riiki tegi avalduse, kutsudes seda siis reformima. Miks Eesti sellega ei ühinenud? Eesti peaminister koos Saksa liidu kantsleriga mitteametlikul ülemkogul tegi sama üleskutse. Vaadata üle ETS kaubandussüsteem eesmärgiga, et see hinna ettenähtavus oleks parem, hinnad oleks stabiilsemad ja mitte seal, kus need tingimata praegu on. Nii et selles mõttes kõik need väited, et Eesti pole mitte midagi teinud, pole kuskil mitte midagi öelnud, lihtsalt ei päde. Tulemused loevad ja tulemusi ei saavutata ainult allkirjaga kuskil kirjal. See, kes iganes, ja sa oled, Kristjan, käinud ise ka nõukogudel. Korduvalt. Nii, täpselt, eks ole. No võib-olla vähem kui mina, aga sa tead, et lihtsalt üks allkiri kuskil paberil ei too tegelikult mitte mingisugust tulemust. Nii et ETS-süsteemi reformi poolt on Eesti väga selgelt oma seisukohad öelnud, aga ma ütlen paar asja siia juurde. Need väited, et me oleme ETS-süsteemist ainult kahju saanud, jällegi, armsad sõbrad, ei vasta tõele. Eesti on saanud ETS-süsteemist 2 miljardit, mida on kasutatud hoonete renoveerimiseks, rongide ostmiseks, infrastruktuuri investeeringuteks ja paljuks muud. Ja teiseks, kui nüüd kõik see jutt, et põlevkivi energeetika hävib ETS2 tõttu, ei päde. Põlevkivi õlitööstus saab tasuta ETS-kvoote. Neid see kvoodimajandus selles mõttes mõjutab võib-olla isegi positiivselt. Ja miks ei investeerita põlevkivijaama? Vaat need kõik inimesed, kes siin äkki stuudios täna on ja kes majandusega serva pidigi kokku puutunud, äkki vastate lihtsale küsimusele, kui on 2 investeerimisvõimalust, üks maksab teisest 3 korda rohkem, kumma valite? Juhitava. Juhitava, 3 korda, juhitava, aga juhitav gaasijaam megavati kohta maksab 3 korda vähem kui põlevkivi elektrijaam, mis pole juhitav, mis ei tööta. See vastab tõele. Vaadates laevade järjekorda Hormuzi väinas, see ei pruugi homseks. Rahu nüüd, ma tahan öelda, et vaadates olukorda Hormuzi väinas, et siis see gaasihinda puudutav ei pruugi homme enam tõele vastata. Vaadake, armsad sõbrad, minge ja heitke pilk energiahindade pikale ajagraafikule. Mitte ükski sõda ei ole püsivalt tõstnud energiahinda. Hormuzi väin loomulikult mõjutab gaasi hinda, aga meie tarned ei tule Katarist. Meie tarned tulevad Ühendriikidest, meie tarned tulevad Norrast suures osas ja seeläbi meil varustuskindluse teemat kindlasti ei ole. Ja aga turg lendab ära praegu, turg lendab ära. Ja, aga ma olen üle 30 aasta turgudega tegelenud ja need liikumised ongi hästi palju spekulatiivselt mõjutatud ja see kõik liigub tagasi. Aitäh. Evelin Poolamets, kas heitekaubandusest saadud miljardid ikkagi kompenseerivad Eesti jaoks kalli elektrihinna üle? Tegelikult ei kompenseeri ja seda enam, et kui meil oleks normaalne elektrihind, suudaksid inimesed ise neid majade soojustamisi teha, et tegelikult on see jätnudki meid
nagu ooteseisundile, me oleme arvanud, et nii jääbki kestma, et elektrit on alati turult võimalik odavalt osta. Selle peale me oleme ka üles ehitanud kogu oma energiasüsteemi koos nende Estlinkidega. Aga see toob kaasa selle, et me ei ole tegelenud oma juhitavate võimsustega ja täna me oleme siiski olukorras, kus me ostame elektrit sisse 3 korda või isegi rohkem kallimalt, kui me seda välja müüme. Et meil on hetkel elekter siis olemas, kui sellel on nullhind. No, me ei purjeta selle turumajandusega eriti kaugel. Lauri Laats, kas niinimetatud ETS-süsteemi kaotamine Euroopas leiaks üldse sellist poliitilist konsensust täna? No ma arvan praeguse hetkes, kui me näeme seda, et tegelikult Euroopa on 10 aastaga isegi rohkem aja jooksul kaotanud hästi palju konkurentsivõimet. See on otseselt mõjutanud meie majandust, nii Eestis kui Euroopas. See on otseselt mõjutanud meie inimeste toimetulekud. Ja Andrese jutuks lihtsalt, et kui ta rääkis selle CO2 kvoodindusest, me saame aru, et see on ju kunstlik süsteem üles ehitada. Ta rääkis pool rehkendusest ainult, et Eesti on saanud Euroopas kuskilt raha. Kui ma vaatasin neid arve, seal on iga aasta, võtame 2024. aastal, me saime kuskil 250 miljonit läbi Euroopa fondide, aga teiselt poolt me oleme kogunud ju CO2 raha meie tarbija käest ära, sellepärast, et täpselt sama näide, mis öeldakse, et põlevkivi ei saa tulla turule, sellepärast on CO2 hind seal peal, siis me tegelikult sama elektriarve saaja maksab selle kinni oma arvega ja see raha lähebki sinna. Ja, aitäh. Marek Reinaas, miks valitsus ei seisa siis jõulisemalt süsinikukaubanduse reformi eest? Ma arvan, et valitsus seisab süsinikukaubanduse reformi eest täpselt nii jõuliselt, nagu tarvis on. Aga ma natukene parandaksin siin ühte asja, mida kõik räägivad, et umbes tuul ja päikene toodab elektrit siis, kui on nullhinnad. Vabandust, need nullhinnad on sellepärast, et toodetakse elektrit tuulest ja päikesest, mitte sellepärast, et lihtsalt sel ajal on tore nullhinnaga elektrit müüa. Nii et selles mõttes on täiesti nagu jabur see vestlus sellel teemal, et kui me nüüd CO2 kvoodid ära unustame, siis põlevkivi on mingi tore asi, mida katlasse ajada ja tänu sellele saab elektri hinna alla. See jutt lihtsalt ei päde. Aga mis puudutab nüüd seda, et tõepoolest taastuvenergia on võimeline elektri hinda alla tooma, siis on ülioluline, et koos nii tuule kui ka päikeseenergiaga loodaks ka salvestused puhtalt selle jaoks, et see madalama hinnaperiood oleks pikem ja inimesed saaksid odavamat elektrit ka sel hetkel võib-olla, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Ja toon väikese näite, et Leedus on Ignalina tuumajaama juurde ehitati omal ajal vesisalvesti, mis siis nagu balansseeris seda Ignalina jaamas toodetava elektri tarbimist. Ja tänu sellele, et seal on see vesisalvesti, on leedukad meist oluliselt rohkem investeerinud tuuleparkidesse ja tänu sellele, et nad on rohkem investeerinud tuuleparkidesse, oli meie jaanuarikuu arved oluliselt madalam. Nii et unustame selle jutu, et põlevkivi on mingi päästerõngas, ei ole. Jaak Aab, millised on realistlikud, ma kordan, realistlikud võimalused tegelikult tänases Euroopas seda süsiniku kaubanduse mehhanismi reformida? Nojah, selle kohta tahetakse väga palju rääkida ja tihti mustvalge, et tegelikult see süsteem on ju üle 20 aasta kehtiv ja see on toonud tegelikult tehnoloogia arenguid, uue tehnoloogia ettevõtjaid, on toonud ka riikides arengut, on toonud säästlikku tööstust, on toonud efektiivset tööstust, et see ei ole ainult see, et see lisandub meie elektrihinnale, see on jube paha. Nii et me kipume liiga lihtsalt seda võtma. Kas seda on vaja reformida, eks sinna peab sisse vaatama, neid probleeme on ka räägitud, tõenäoliselt on, aga üldiselt süsteem on õige ja meie elektrihindade praktiliselt enam suurt midagi ei mõjuta. Põlevkivielekter on nii kallis, et ilma CO2-ta ei ole ta ka kuidagi pidi odav. See on lihtsalt tõsi asi. Me oleme defitsiidis juba peaaegu poolega, ehk me toodame Eestis poole vähem, kui me tarbime. Järelikult on teisi tootmisvõimsusi vaja, kui see põlevkivi, mis võimsus meil seal seisab, turule ei pääse.
Ja Kristjan Järvan, Ursula von der Leyen kaitses Antwerpenis toimunud kohtumisel Euroopa tööstusjuhtidega ETSi mehhanismi. No teie poliitiline perekond on suuresti selle rohepöörde taga ju, või mis see Isamaa positsioon siis ikkagi on? Ei, selles suhtes, et EPP on selgelt öelnud, et see kliimapoliitika on üle võlli läinud. Selle tõttu just EPP juhtimisel kaotati see kliimapoliitiline sisepõlemismootorite keeld ja selles suhtes vaatame ikkagi päriselt, mis on siis ETS-süsteem Eesti energiamajandusega teinud. 20 aastat tagasi oli Eesti Energia eksportija, täna me oleme importija. See on puhtalt ETS-süsteemi tõttu. Eilses intervjuus Eesti Energia juht, mida ütleb? Kui ETS-süsteemi ei oleks, põlevkivi elekter oleks täielikult konkurentsivõimeline. Mida üleeile ütles Elering? Jah, põlevkivi on jätkuvalt odavam kui gaasielekter. Ja selle tõttu, kui minister räägib siin sellest, et peaminister on kuskil nurga taga kellegile midagi öelnud, vabandust, seda ei saa tõsiselt võtta. Et nii kaua, kuni Vabariigi valitsus ei ole võtnud ametlikku seisukohta vastu, siis seda juttu ei saa usaldada. Ja ma arvan, et väga valus ja tõeliselt muret tekitav näide on eelmisest aastast. Siis, kui see kogu trall meretuuleparkidega hakkama sai, kus 3 erakonna juhti said nädalavahetusel kokku ja mõtlesid, et viskaks mõned miljardid tuulde, siis tuli välja Kliimaministeeriumi ametnik, kes näitas neid arve, arvutused kõik näitasid, et see on täielik jama ja mis juhtus? Tema lasti lahti, tema ülemus lasti lahti. Ainult kliimasotsialismi ideoloogilised töötajad võivad veel Kliimaministeeriumi energeetika osakondades töötada. Ja selle tõttu ei saa seda juttu tõsiselt võtta. No Andres Sutt, selge on see, et Eesti on energianäljas, et kui me 40% tarbimisest tõmbame nii-öelda sisse, et see ei ole jätkusuutlik, et oleme ikkagi pisut nurka värvinud ennast. Mis iganes see põhjus siis on? Ma arvan, et see ei aita meid kuidagi edasi, kui me konstanteerime, et me oleme värvinud või ei ole, aga ma lihtsalt nii palju siiski ütlen, et puhtalt fakt. Aga see defitsiit on probleem, seda ütleb Eesti Energia juht. Ei, defitsiit, ma olen ka seda öelnud. Loomulikult on ja sellepärast ongi hästi oluline, et me ehitaksime energiaportfelli, mis on mitmekesine. Mille sees on juhitavad võimsused, mis ei ole põlevkivi hästi lihtsal põhjusel, veel kordan üle, et kui 1 megavatt-tunni eest tuleb maksta 3 korda rohkem, kui näiteks gaasijaama puhul, siis on see nonsense sihukest investeeringut teha. Terve mõistuslik inimene seda ei tee. Teiseks, et meil oleks hajutatult tuuleenergia tootmist, päikseenergia tootmist, meil oleks nii akusalvestust kui ka pikaajalist salvestust, meil oleks valmisolek ehitada tuumajaam, kui tulevad investorid ja saab selleks nagu rahad kokku. Et need on kõik nagu päris asjad. Nüüd maailm möödunud aastal investeeris puhtasse tehnoloogiasse 2 korda enam kui fossiilsesse. Et need on lihtsalt faktid, see on majanduslikult ratsionaalsed valikud. Kui sa ütled, et 20 aastat tagasi ei olnud tuuleenergia konkurentsivõimeline, päikseenergia konkurentsivõimeline, akusalvestus polnud konkurentsivõimeline lihtsal põhjusel. Need tehnoloogiad polnud välja arenenud. Tänaseks on need kõige konkurentsivõimelisemad viisid, kuidas energiat toota ja energiat salvestada, et lõigata hinna tippu. Me ei saa nagu minna ajaloos tagasi 20 aastat ja öelda, et me kuidagi siis teeme nende valikute raames otsuseid. Aga mis me peale peame maksma siis? Me maksaksime peale põlevkivi elektrijaama ehitades. Siis maksaksime peale. Terve mõistuslik inimene ei investeeri varasse, mis on 3 korda kallim kui alternatiiv. See on, ma ei tea, mis klassis seda õpetatakse, üsna algklassis. Aga homme te teete otsuse, et hakkame juhu elektrile peale maksma. Me teeme otsuse, et anda investeerimiskindlus ja 45 eurot megavatt-tund laena on väga madal. Väga madal. Mis see väga madal, vabandust, mul jäi ennem ka see täpsustamata, et kas see on 10 miljonit, 100 miljonit või rohkem või vähem? No, kui me jõuame 10 miljonil aastas, võib-olla on sinna maani, vaatame, aga taastuvenergia, aga ei no, selles mõttes, et sa võid naerda. Taastuvenergia tasu kokku praegu on suurusjärk 70 miljoni alla ja see väheneb. Nii et meil on vaja uusi juhitavaid võimsusi, mis loovad meile energiasõltumatust, lahendavad täpselt seda probleemi, mida saatejuht mainis, et me ei sõltuks ainult 40% impordist, vaid suudaksime ise koha peal toota. Ja
uuringud näitavad seda, TalTechi uuring, et viies taastuvenergia tootmise 70-80% tarbimise mahust on see hinda alandava mõjuga. Kui teil on teistsugune uuring, tooge ja näidake. Meil on nüüd siin minu paremal käel on selgelt põlevkivi tiip, kui Jaak kaob välja arvata. Lähme siis veelgi konkreetsemaks. Lauri Laats, mida Keskerakond tahab? Kas Auvere 2 ja vajadusel ka 3? Keskerakond tahab, et meie tarbijad oleks soodsamad hinnad. Tegelikult, kui me räägime majanduses kasvust, siis elektri hind on üks komponent, kuidas saavutada majanduskasv. Praegune poliitika, mida ajatakse, see ei soodusta meie majandust. Ja see sama turg, milles ka praegu Andres rääkis ja kõik need dotatsioonid ja uued meetmed, et tegelikult meil kogu see turg on kreenis. Ja see näide, mida ma tõin saate alguses, kuidas Eesti Energia juht kiidab ennast, et kuidas ta suutis selle 90 kuuga 100% investeeringut tagasi saada, see näitabki, kui kreenis kogu see turg on. Nüüd, mis puudutab selle ETS-süsteemi siis lahti tegemist Euroopas, no siis tegelikult ju me oleme jälle tagaajajad. Et jah, et Saksa kantsler ütles ja me ütlesime ka, et me oleme ka nõus, et vaatame, mis seal juuni-juulis hakkab toimuma. Praegu peaks olema Eesti valitsuse arvutused tehtud, kui palju mõjutaks näiteks CO2 hinna langetamine teatud mingi hindadele. Teine pool on ka see, et me peaksime üldse arvutama välja, kui palju Eesti majandus tegelikult kasvaks, kui see CO2 ei oleks või ta oleks tunduvalt väiksem. Ja täpselt sama need kvoodinduse rahad on ju. Me räägime küll, et me saame Euroopast raha, aga kui neid rahas ei tuleks, kui palju siis tegelikult see Eesti majandus, kuidas ta mõjutaks Eesti, meil ei ole need arvestusi. See on see probleem. Teeme kiire repliigi, kas need arvutused on olemas või? Siin on probleem on baasteadmistega. Päriselt. Eesti saab Euroopa CO2 rahapotist raha valemi järgi. Koodi valemi järgi. Sõltumata sellest, palju me ise emiteerime. Aga... mida rohkem emiteerivad teised ja kui meie emissioon on 0, siis me saaksime lihtsalt raha. Ja nii nagu ma ütlesin, Eesti põlevkiviõlitööstus saab tasuta kvoodid selleks, et õli toota. See ei ole päriselt probleem. Ärme aja palun segamini. Aga sa räägid õli tootmisest. Ma räägin sellest, et kui me võtame kõige suuremad CO2 kvoodi maksjad, eks ole, või õlitööstus. Loomulikult, põlevkiviõlist, see on 80-90% põlevkivijärist. Ei ole vaja rääkida, et põlevkivielekter on see, mis hoiab Eesti energiat püsti. Aitäh. Marek Reinaas, no me oleme näinud, mis juhtub kaablitega merepõhjas, kui lihtne neid lõhkuda on. Estlink 3 niipea ilmselt siiski tulemas ei ole. Kas me peaksime välisühenduste asemel panema ikkagi kogu auru kodumaise elektritootmise kindlustamisele? Ma arvan, et see on selline natukene veider küsimuse püstitus, et kas üks või teine. Pigem loomulikult me peame nii kiiresti kui võimalik suutma oma toodangut suurendada. Aga see ei tähenda seda, et meil ei peaks olema välisühendusi. Ja nii palju, kui mina tean, siis Estlink 3 puhul põhimõtteliselt juba vaadatakse üle neid maatükke ja täpselt seda liini, kus see nagu jooksma hakkab, mis iseenesest on täiesti adekvaatne mõte. Ja juhul, kui tõepoolest Estlink 3 ongi isegi laias laastus Soome tuuleelektri siia toomiseks, siis mis selles nagu halb on, kui see elekter on väga odav. Ja põhimõtteliselt, kui seda saab salvestada seejärel seal Paldiskis ja müüa seda odavalt või kallilt veel soomlastele tagasi. Aga sellest ETSi koha pealt võib-olla võtaks selle teema üldse nagu lõpuks kokku, sellepärast et ainuke probleem selle ETSiga ongi see, et aastad tagasi anti põhimõtteliselt finantskauplejatele õigus siis kaubelda ka CO2 kvoodiga ja sealt tuli see jama, kus siis hakati spekuleerima sellega ja võib isegi nagu arvata, et nii mõnegi riigi kõrvad paistavad sealt spekuleerimise tagant välja. See on päris probleem, mitte see, et ta üldse olemas on. Ja ma arvan, et ja see reform tuleb. Ja see reform tuleb ja see selles mõttes nii-öelda on väga oluline aru saada tõepoolest, et see ei ole mingit otsest seost selle kvoodikaubanduse ja põlevkivi elektri hinna vahel. Saate lõpuni jäänud 20 minutit pühendamegi hea meelega Eesti võimsustele, rajatavatele võimsustele. Evelin Poolamets, see import elektrisõltuvus 40% on ikkagi väga suur. Kas EKRE-l on lahendus olemas, kuidas pöörata? Ja, meil on ju olemas meil põlevkivi
ja see, et põlevkivienergia on kallis, on sellepärast, et sinna on juurde keevitatud 60% jagu makse ja põlevkivienergia on meid alati aidanud, me oleme olnud eksportiv riik, elektrienergiate eksportiv riik ja rääkida, et nüüd tuuleenergia tooks meil hinnad alla, see on ainult sellisel eeldusel, et arvate, et tuuleenergiat saab toota siis, kui energia hind on kõrge. Praegust on isegi Eesti Energia hädas, näiteks eelmise aasta 3. kvartalis ei suudetud nii palju müüa, kui palju oli tootmist, elektri hind oli 0 ja mis puudutabki sellesse, et me läheme 20 aastat tagasi, lähme põlevkivienergia juurde tagasi, aga mul tundub praegust, et meie valitsus tahab meid viia terve ajastu tagasi keskaega, kus me hakkame sõltuma sellest, kas tuul puhub või päike paistab, et me peaksime kogu oma tarbimise ka ümber tegema, et hakkame siis öösel, ma ei tea, saateid tegema, hakkame öösel tarbima ja see, et jaanuarikuus oli meil tuuleenergiat, oli ka ju öösel ainult, et selle peale välja minna, et me ikkagi jätkuvalt investeerime ilmastikust sõltuvatesse tootmisviisidesse, ei ole õige. Viimane aeg on hakata juhitavatesse energiaallikatesse. Aga tarbimise juhtimine on ikka tore asi ka. Ja, eks ole, innovaatiline, et me ei ole ju ka seda CO2 koodi eest saadud raha investeerinud innovatsiooni, vaid oleme kuhugi seintesse ja teedesse pannud selle asemel, et hoopis arendada meie CO ja meie põlevkivi energeetikat. Aitäh. Jaak Aab, kui suureks piduriks ikkagi on Eesti majanduse arengule kõrge elektrihind? No võib-olla me seda veel päris hästi ei tunneta. Me ise arvame, et meil on maailma kõrgem elektrihind, kui me siin Euroopas võrdleme, siis tegelikult ei ole. Soome kodutarbija maksab rohkem ja just nimelt erinevate teenuste tasudega, mis sinna juurde tulevad ja võrgutasudega. Ettevõtjad maksavad palju vähem ühiku eest, et kui võrdleme Soomega. Nii et, aga miks need kellad käivad, et me oleme juba 2 aastat väga suures defitsiidis, kogu regioon on defitsiidis ja kui me ei suuda siin regioonis, kus tõesti teised pingutavad, sest Läti ja Leedu olid meist suuremas defitsiidis. Nüüd oleme meie nendest suuremas defitsiidis, et meie impordime rohkem kui nemad. Otsused on tegemata Eesti riigil, jah? Järelikult ikkagi oleks need otsused pidanud tegema varem. Nii nende tuuleparkide osas, salvestuse osas, ka teatud juhitavate osas. Tänapäeva süsteem ei ole enam nii lihtne, kogu maailmas ei ole nii lihtne, et pane põlevkivijaama tossama ja kõik on rahul ja hind on madal. Seda aega ei tule enam, see aeg on ammu läinud. See on 60 aastat tagasi oli niimoodi. Nii et seda ei tule, see, kes niimoodi räägib, täiesti eirab teatud tõsiasju või kogu maailma majanduse praktikat. Ja meie naaberriigid, minge vaadake, Poolas kerkivad tuulepargid nagu seened peale vihma. Iga aastaga lähed ja vaatad, on uusi juures. Kas nad on kõik rumalad, et nad ehitavad neid? Minge küsigi nende käest. Mis see Poolamets selle tossamise juures ei meeldi? Ma ütlen, et Jaak Aab ei ole just ammu Narvas käinud, põlevkivijaamad ei tossa enam, et minniku vaadaku, et ärgu rääkigu. Jah, püüdmistehnoloogiad on paranenud. Ma lihtsalt kui tohin, kui repliik ainult. Repliik jah, et no kui me räägime need tossavatest torudest või et need riigid, kes rohkem ei kavatse arendada seal alternatiivenergiat, juhuelektrit, on ju, see on siis tuulikud nii edasi. Noh, võtame USA pani projektid kinni. Trump tuli võimule, kogu see nii-öelda idapoolne tiib panti kinni. Rootsi on pikalt, 5 aastat on kogu tuuleenergia ettevõtted on kahjumis, pannakse projekte kinni. Taani tõmbas pidurit peale praegu, Holland tõmbas pidurit peale, et no millest me räägime. Ja täpselt samamoodi praegu käib ju ETS-i nii-öelda tõsine arutelu, et see lahtida, et noh, maailm muutub. Eitsi läbisime nüüd juba piisavalt. Ja, aitäh. Marek Reinaas, Eesti Energia juht ütleb, et juhitavatesse võimsustesse tuleks investeerida suurusjärgus 2 miljardit eurot, aga kas see ei too hinda alla? Mis siis toob? Võib-olla tänased elektrihinnad teile, sõbrad, teadmiseks. Tänane elektrihind on Lätis ja Leedus 9,76 senti kilovatt-tund, Soomes 1 sent kilovatt-tund ja Eestis 2,8 senti kilovatt-tund.
ehk siis nii-öelda see näitab natukene seda, et kas on vaja meile neid ühendusi Soomega või ei ole vaja. No, meie homne hinnatipp on 23-24 senti. Aga kui on külm ilm, siis on ka Soomes kõrge hind. Kas me impordime ka siis kõrget hinda või? Nüüd, mis puudutab investeeringutesse, siis tõepoolest energeetika on väga-väga rahamahukas ettevõtmine. Ja just nimelt selle jaoks me homme võtamegi vastu siis otsuse selle koha pealt, et suur investeeringud, mida Eesti energiasüsteemi tehakse, siis saavad riigi poolt heakskiidu korral käenduse. Ja ma arvan, see on palju mõistlikum süsteem kui igasugune doteerimine, vaid nii-öelda Euroopa Liit on läinud seda teed, et pigem ei doteerita mingeid ettevõtmisi, vaid käendatakse ja ma arvan, selles mõttes Eesti süsteem minna suurte energiamahukate ettevõtmiste puhul käenduste ja garantiide peale on väga mõistlik, see töötatakse välja selle aasta lõpuks. Ja tänu sellele on võimalik ilmselt tulevikus ehitada nii tuumajaama, nii energiasalvestit, ka meretuuleparke, ehk siis kõiki neid võimsusi, mida meil praegu puudu on. Ega lõppude lõpuks me oleme ühes energiaturus Soome, Läti, Leedu, Eesti ja me peame vaatama seda kui tervikut ja tõepoolest Eestisse on vaja investeeringuid. Ega riik ei hakka neid tuumajaamu või asju ehitama, eks ole. Selle jaoks on olemas investorid, kes peavad investeerima ja võib-olla isegi mitte 2, vaid ma mäletan samuti sealt samast konverentsilt käis läbi isegi number 15 miljardit on vaja kogu investeeringut selle jaoks, et Eesti energiasüsteem oleks töökindel ja oleks teisest küljest ka pakuks normaalset hinda. Yeah. See raha peab tulema investorite taskust ja riik saab siin üksnes garanteerida, et neil oleks huvi investeerida seda raha. Selge. Kristjan Järvan 9 aasta pärast lõpetavad põlevkivijaamad töö. Eestil on vaja 1000 megavatti jagu juhitavaid võimsusi. Kell tiksub, mis need lahendused olema peaksid? Esimene lahendus on, et lõpetage vigade tegemine. Need homsed otsused, te räägite, et juhitavad võimsused on olulised. Kõik need otsused, mis te homme hakkate tegema, on juhitavate võimsuste vastu. Mida te rohkem te subsideerite juhitamatuid võimsusi, seda rohkem te lükate juhitavaid võimsusi turult ära. Maailmas ei ole riiki, kus on kõrge juhitamatute võimsuste osakaal ja kus on samas madal elektrihind. Ei ole sellist riiki. Vastupidi, mis juhtus Hispaanias eelmine aasta? 1 000 000 inimest jäi elektrita sellepärast, et see päikseenergia osakaal läks nii suureks. Ja kuidas seda, lugege neid raporteid, mis nüüd sealt tuli, kuidas seda tasakaalustatakse Eestis, seda elektrisüsteemi reostamist peavad kinni maksma Eesti teie maksude seadmise järgi. Hästi, aga mis plaan Isamaal oleks juhitavate võimsustega? Mis see plaan oleks ikkagi konkreetselt? Lõppastmes, ma arvan, et tuumaenergiast pääsu ei ole, aga seni peaks põlevkiviga edasi tegelema. Sellepärast, et vastasel korral kogu see juhitavad võimsused, mida te gaasijaamade näol teate, ehitate Vene piiri äärde, need hakkavad sõltuma Gazpromist. Need hakkavad sõltuma Gazpromist, te ise ehitate strateegilist sõltuvust Gazpromist, sellepärast, et kunagi tuleb jälle üks poliitik, kes ütleb, et Putin seenior on nüüd surnud, Putin juunior on jumal lahe vend. Võib-olla kui Isamaa valitsuses, siis nii juhtub tõesti. Ei, päris kindlasti mitte. No jah, see Kremli kaart tuleb praegu juba kergelt taskust välja. Andres, ütle, aga milliste juhitavate võimsuste rajamine lähiajal siis võimalik on? On realistlik ikka? Esiteks, 2 gaasijaama on juba tellimisel ja töös. See hange, mille Elering tegi, 186 megavatti, see on töös. Ja nii nagu ma ennem ütlesin, tulevad järgmised hanked selleks, et meil oleks võimalik süsteemi üles ehitada hajutatud. Nüüd, et ei jääks muljet, et ma mingil põhjusel räägin ainult taastuvelektrist. Ma olen kogu aeg algusest saati rääkinud 4 asjast. Juhitavad võimsused, mille hulka kuuluvad gaasijaamad. Ma olen rääkinud taastuvenergist kui tootmise allikast. Ma olen rääkinud salvestusest ja ma olen rääkinud tuumaenergeetikast. Need kõik moodustavad ühtse terviku, millest ei saa nagu komponente ühekaupa välja võtta. Nüüd see küsimus, et Eestis pole mitte midagi tehtud. Energiakriisist 22 alates on päikseenergia tootmisvõimsused 3-kordistunud. Tuuleenergia tootmisvõimsused
kahekordistunud. Akusid tuleb juurde suurusjärk 200 megavatti, et meil tegelikult investeeringud toimuvad. See ei ole tõsi, kui keegi tuleb ja väidab, et viimase 4 aasta jooksul ei ole mitte midagi energeetikas investeeritud. See lihtsalt ei päde. Nüüd selleks, et me saaksime 70-80% oma kohaliku toodanguga tuuleenergiast, taastuvenergiast ja ka biomass käib sinna alla, on vaja juurde umbes 100-120 tuulikut. Ehk suurusjärk poole vähem, kui meil praegu on juba olemas. Me ei räägi sellest, et kogu Eesti tuleb täita tuulikutega. Ei ole vaja hirmutada inimesi. On vaja luua reaalselt tootmisvõimsused ja ma ei ole siit kuulnud teiselt poolt vahekäiku. Mitte ühtegi ettepanekut juhitavat võimsust. Me ei ehita ju põlevkivi elektrijaama Auvere 2 või 3, mis maksaks 3 korda rohkem kui samaväärne gaasijaam. Ja gaasijaam ei ole mõeldud ju selleks, et me paneme ta käima ja siis ta toodab elektrit. See on ainult tipukoormuse juhtimiseks, et teeks nagu need baasasjad selgeks. Ja nii nagu ennem ütlesin, kui keegi tuleb tõsimeeli väitma, et on mõistlikum investeerida tootmisvarasse, mis maksab 3 korda rohkem kui võrreldav alternatiiv, see lihtsalt ju ei päde. Ja, seal me olime juba. Lauri Laats, milliste juhitavate võimsuste rajamine tasuks ka majanduslikult kõige kiiremini ära? No siin on 2 lahendust. Üks on see lühiajaline lahendus, millest Andres tegelikult suuresti rääkis, ja pikaajaline lahendus. Kui me räägime lühiajalist lahendust, siis tõesti, me praegu ei pääse nende gaasiturbiinidest ja me peame arvestama sellega, ega nad meil seda hinda väga palju alla ei too, sellepärast et nii nagu ka ministeeriumist on öeldud, et tõenäoliselt see hind on kuskil 100 euro megavatti kohta tunnis, aga see on tõenäosus. Tegelikult mingisugust arvestust ei ole tehtud. Aga me oleme nõus sellega, et juhitavad võimsused meil on praegu kohe vaja. Ja tegelikult me oleme juba nende otsustega ka hiljaks jäänud. Ja gaasi puhul, see ongi selline kiire, aga ta on nagu ajutine lahendus, et tagada need võimsused. Nüüd, mis puudutab seda, et neid ehitatakse sinna idakanti, andke andeks, niimoodi on meil ehitatud kogu elektrisüsteem. Ja vaata, see ongi see probleem, miks pärast see elekter meil nagu kokkuvõttes läheb kalliks, siis kui me seda hajutame, siis kui me ehitame suuremad võimsused näiteks lääne poole, siis me seda rohkem peame investeerima võrku ja see ongi see, mis kajastub siin suuresti selle arvel, mida ka Evelin ilusti siin kõik ette luges. Ehk siis tegelikult need gaasijaamad, kui nad tulevad ajutiselt, siis nad tulevad õigesse kohta ja see on ikkagi sinna ida poole, sellepärast seal on olemas võimsused, liitumisvõimsused. See on hästi oluline fakt. Nüüd see teine pool, mis puudutab tulevikku ja tuumajaama, jah, Keskerakond on avatud debatiks, sellepärast et küsimus, see kogu see debatt peab olema aus. Ma lihtsalt toon teile mõned näited. Kunagi öeldi, et kui me lähme Nord Pooli peale, siis elekter läheb odavamaks. Ei ole juhtunud. Praegu on meil suured probleemid, see on kallis. Siis räägiti, et kui me hakkame ehitama ja lähme üle roheenergia peale, siis jällegi elekter läheb odavamaks. Me näeme seda, et arvete peal on elekter kallis. Ehk te juhtuks ka tuumajaamaga nii, et me ütleme, et me tuumajaama ehitame, meil elekter läheb odavamaks ja siis tegelikult inimestele jälle valetaks. Me peame väga ausa debatti alustama tuumajaama osas ja mis puudutab põlevkivi, siis ärme unusta julgeoleku aspekti. Julgeoleku aspekt. Praegu, mis toimub Pärsia lahes, on ehe näide sellest, mis võib juhtuda. Ja kui see eskaleerub, läheb edasi, siis ei jõua siia ei gaas, ei tuumajaama kütus, ei need varuosad nende päiksejaamadele, tuulikutele ja nii edasi. Aga meil on olemas siis põlevkivi, mida me saame kasutada enda. Kas Kristjan Järvel saab oma vaikiva protesti nüüd 3 lausega ära öelda? Ja, kiire repliik. On küll, tarbija juures on koht olemas, kuhu saab gaasielektrijaama ehitada, see on Iru elektrijaam. Sinna saab kõik ühendused on olemas. Tallinn tegi vastava ettepaneku Kliimaministeeriumile. Kliimaministeeriumi seisukoht oli, et ei, me tahame ikkagi Vene piiri äärde seda ehitada. Aitäh. Marek Reinas, kuna siin tuumajaama küsimus juba kerkes, siis kas tuumajaam tuleks turutingimustel või hakkame ka tuumajaamale peale maksma? Ma pööraks tähelepanu, et soovitavalt siiski võiks toimuda kogu energiasüsteem turumajanduse põhimõttel. Ja see oli see, mida ma ütlesin, et tegelikult doteerimine ei ole nagu hea plaan. Tegelikult on mõistlik läbi garantiide teha raha odavamaks niimoodi, et tegelikult on võimalik investeerida ja suurendada investeerimiskindlust. Mis puudutab tuumajaama, siis
tuumajaama ettevalmistajad käisid näitamas oma plaani. Ilmselt seda tuleb nagu väga põhjalikult analüüsida. Ma olen väga selle poolt, et mis puudutab tuumajaama, peab olema täiesti avalik arutelu, aga nemad on jõudnud hinnani 86 eurot, mis nii-öelda ma ise käisin tuumajaamas Kanadas, kus nemad suutsid tuumaenergiat toota hinnaga 69 eurot. Nii et põhimõtteliselt see ei ole nagu utoopia ja ma arvan, et kui me pikas perspektiivis suudame oma energia hinna jätta vahemikku 50–100 eurot, enam-vähem sinna vahele, ta võiks mahtuda, siis iseenesest tuumajaam mahub sinna turutingimustel. See, et nad võib-olla vajavad, kuna tuumajaam on üks selline riistapuu, mis toimib 100 aastat, aga kahjuks laenu on võimalik tänapäeva pankades saada ainult 20, siis riik peab siin appi tulema ja võib-olla refinantseerima seda laenu niimoodi, et intressikulud ei oleks kaetud mitte 20 aastaga, vaid 100-ga. Ja siis on see täiesti turutingimustel toodetav energia, mis sealt tuleb. Me jätame selle, ajakirjanikud jätavad selle meelde, et riik ei hakka peale maksma. Aga Jaak Aab, kas tuumajaam toob leevendust elektri kõrgele hinda? Kõigepealt peame ütlema, et tõenäoliselt ka kõige optimistlikumad. Jah, ma tean, et mõned räägivad varasemast, aga ma arvan, et reaalne hinnang on, et see on 2040+. Kui need moodulreaktorid võiksid tulla, eriplaneeringud käivad, kõik seadused võib-olla tulevad ja kas ta nüüd odavamaks teeb? Mina väga veendunud veel ei ole. Seal on väga palju küsimärke. Ma arvan ikkagi, et tootmisvõimsusi nii juhitavaid kui ka taastuvenergia omasid on juurde vaja. See oli näha juba aastaid tagasi. Neid otsuseid oleks pidanud tegema kiiremini ja see on seotud süsteem. Kui sa tood selle näite, et akudega sagedusreservis teeniti palju, järelikult sagedusreservis tol hetkel, kui me desünkroniseerisime, oligi vähe. Me ei olnud selles mõttes päris ette valmistunud, desünkroniseerimine toodi ka ette poole. Nii et seal loevad kõik osad ja see ei ole niisugune väga lihtne süsteem. Seal ongi vaja nii salvestust, pikaajalist salvestust, on vaja taastuvenergeetikat, on vaja juhitavaid, mis neid tippe tasandavad ja kogu süsteemis teeb see ikkagi kõige odavama variandi. Ükski teine variant maailmas enam ei tööta. Evelin Poolamets, kas EKRE toetab tuumajaama rajamist? Ja loomulikult ja ma olen nõus ka sellega, et energiasüsteem peab ise ennast ära toitma, mitte lõputult peale maksta. Muidu me jäämegi maksma, iga aasta maksame tuulikutele 70, 80, 90 miljonit peale. Aga Auvere jaama remont maksab 40 miljonit aastas. Kas see on mõistlik? Eks seal on tehtud vigu ja eks need, kes seal juures olid, teavad, mis see probleem seal täpselt on. Aga ma olen ka seda meelt, et vaatamata sellele, et meil on siin gaasijaamad tulemas, on meil ikkagi põlevkivi ja see annab meile julgeoleku tagatise ja kui me ka ükskord tuumajaamani jõuame, siis siin on väga pikk tee ja see tee tuleb ka juhitavate tootmistega täita ja ma ei näe siit teist lahendust, arvestades seda, mis maailmas toimub. Me ise ju ei oma maavarana gaasi. Me oleme sõltuvuses kõigest sellest, mis maailmas toimub. Kristjan Järvan, kui Auvere oli pea 6 aega turult maas, siis selleks tarbijale maksma umbes 4,5 miljonit. Kellele me selle arve saadame? Kliimaministeeriumil ikkagi. Mitte Isamaale. Ei, ikka Kliimaministeeriumil. Selles suhtes, et meil on rohkem juhitavaid võimsusi vaja, et need otsused, mida homme tehakse, on loomulikult selle vastu ja mind üllatab, et minister ei ole tutvunud oma haldusala analüüsidega, sellepärast, et üleeilses intervjuus Kliimaministeerium ja ka Elering ütlesid selgelt välja. Põlevkivi on odavam kui gaasi elektrijaam. Ehk ma ei tea, miks minister sellega tuttunud ole. Eelmine aasta te lasite muidugi meretuuleparkide reaalsed andmed ja analüüsid välja töötanud isiku lahti. Ma ei tea, kas nüüd järgnevad samad sanktsioonid siis Eleringi töötajatele ja Kliimaministeeriumi töötajatele, kes ütlesid, et vabandust väga, põlevkivi on odavam kui gaas, sest see läheb ju vastupidiselt ministri senistele sõnavõttudele siin. Aga see ei ole üllatav, sellepärast, et minister Sutt ja ka minister Michal on varasemalt öelnud, et kui ETS-i tahame muuta, siis põhimõtteliselt peame Eesti ka Euroopa Liidust lahkuma. See on osutunud valeks ja aina kummastav on see, et miks me siis ei võta
Vabariigi Valitsuse poolt ametlikku seisukohta, et tegelikult see ETS-süsteem ära kaotada. EITS on menetletud tänaseks saateks, aga siiski ei ole keegi, ei mina ega peaminister öelnud seda, et ETS-i muutmise tõttu peaks Eesti Euroopa Liidust lahkuma. Kui kellelgi on siuke naiivne mõte, et me astume sealt kuidagi välja ja sellega ei kaasne mitte ühtegi tagajärge, siis see inimene ei saa väga hästi aru, kuidas Euroopa Liit toimib. Seda esiteks. Nüüd teiseks, see, mis puudutab põlevkivi elektrijaama maksumust 3 korda rohkem kui võrreldav gaasijaam, seda on öelnud ka Eesti Energia juht Andrus Tureiko ja et ei jääks nüüd seda muljet, et me siin täna kuidagi saates lõpetame põlevkivi energeetika. Ei lõpeta. Põlevkivi energeetika elukaar on täpselt nii pikk, kui kaua on võimalik müüa põlevkiviõli rahvusvahelisel turul laevakütuse segamiskomponendina. See on see, mis määrab põlevkivi energeetika tulevikku. Seal ei ole mitte mingisugust pistmist. Niikaua, kui tasuta kvoote jagatakse ETS-süsteemi või ETS-i hinnaga. Et teeme nagu mingid baasasjad selgeks, ärme tule siin rääkima asjadest. Lauri Laats, Auvere elektrijaam on taas rivist väljas. Miks põlevkivijaam ikkagi sellist juhuelektrit toodab? Ja, aga no, see on jällegi praeguse valitsuse nagu nii-öelda kapsaaeda. Küsimus on ju väga lihtne. Et jaam on rivist väljas või mis täpselt? Ja, et just nimelt, et jaam on rivist väljas, see ongi nende süü. Tureiko, Eesti Energia juht on ka öelnud, et tegelikult need põlevkivijaamad, mis meil on, need peavad kogu aeg olema töös. See ei ole lihtne mehhanism seal. Ja kui vahepeal lülitatakse välja, lülitatakse sisse ja tõmmatakse nii-öelda koormusi vähemaks ja pärast pannakse juurde, need tekitavad ikka tõrkeid. Ja see ongi see probleem ja need ongi need kulud, mis kaasnevad sellega. Ja seda on ka Eesti Energia juhid ka välja öelnud. Kui põlevkivijaamad oleks pidevalt turul, siis oleks stabiilne elekter tagatud ja need samad hüpped, mis kaasnevad selle võimsuste vähendamisega ja suurendamisega, sellest tekib ka nii-öelda ebastabiilne ka hind. Ehk siis Eesti Energia suudaks kindlasti pakkuda soodsamat hinda, kui need põlevkivijaamad oleks pidevalt sees ja meil oleks vastast tarbija. Ja selle jaoks tõesti on vaja jällegi selle ETS-i muuta. Ma lihtsalt lihtne ajalooline ekskursioon tahab öelda, et te kõik erakonnad olete olnud erinevatel aegadel valitsustes, nii et see palli loopimine võib-olla ei ole tegelikult soliidne. Aga kiire repliik, Jaak Aab. Jah, selle Auvere kohta ütleme siis nii, see põhitehnoloogia oli kivisöe elektrijaam, mida tõsteti nüüd põlevkivi elektrijaamaks. Sealt algavad need hädad tegelikult. Et miks seda tehti, ma ei tea. Mis puudutab nüüd uus Auvere, no see maksaks 1,5 miljardit. Vanad katlad ei püsi enam koos, saage aru. Need võid lappida hea ja tubli töö, mida Eesti Energia ja energeetikud teevad, et meil see varu on praegu, sest muidu oleks päris jõhe. Lihtsalt Jaak, vaata, kogu selle Auvere juures ei olnud ühtegi poliitikut, kes seda ehitasid. Tehnilise poole ikkagi teostas Eesti Energia nii-öelda meeskond, et poliitikutelt tuli otsus, et tuleb ehitada Auvere ja ma arvan, see ei olnud... Ja ma loodan, et see nii jääb, et poliitikud tehnoloogiasse ka ei lähe. Aitäh, head poliitikud, selline sai tänane debatt. Aitäh vaatamast ja rahulikku õhtut!